Aasta lõpp on hea selleks, et teha kokkuvõtteid. Minu kõrval on 2 meest, üks, kes müüb autosid ja teine mees, kes vahendab autosid. Aga kohe uurimegi, Silver, kuidas möödunud aasta läinud on? No, aasta on läinud kahtlemata keeruliselt, et ei oleks uskunud, et nii raskelt läheb. Olime valmis, et tuleb vaikne aasta, aga et nüüd siin mitu korda suudeti seda maksuasja kõigutada üles-alla, tuleb ei tule, jääb ära, mis tegi rahva veel, kuidas nüüd öelda, siis ärevamaks ja hirmutatuks, et see maks on sektoriga läbi rääkimata majandusolukorda, meie ühiskonda arvestamata, et täna Saksas lähed, paned Deutsche Rammi arvele, maksad 135 €, Eestis maksad 12 000, et need on nii proportsioonist väljas. Ja kui muud autod, inimesed hakkasid siin harjuma, siis see poliitikute möll, mis siin on tehtud, et enne valimisi lubati, et on jälle laual, et arutame, automajad olid tühjad, nüüd hakkas minema. Ja nüüd vahetult reedel jälle Anneli Torre meil ütles, et kaalume, et äkki peaks midagi ringi tegema. Täna on jälle maja tühi, et see ei ole okei. Ja mis ma veel võib-olla tahaks välja tuua on see, et riigi tasandil me oleme kuulnud seda, et autode müük ja omanike vahetus on madal selle tõttu, et kõik autod osteti siis 2024 4. kvartalis ära. Kui vaadata peale statistikale, siis see ei vasta tõele, sellepärast, et kui 2023 kokku tehti 150 000 omaniku vahetust, siis 2024 aastal tehti 180 000 omaniku vahetust. Eks see vahe on kuskil 30 000 autot, aga see aasta võrreldes siis 2023-ga oleme langenud siis kui palju? Päris palju juba, et see vahe... Üle poole. Jah, üle poole, aga see ei ole enam 30 000 autot, vaid see on siis 80 000 autot või isegi natuke rohkem on siis vahem omaniku vahetanud ehk et 30 000 versus 80 000, et seal ei ole, me ei saa rääkida enam nüüd sellest, et inimesed ostsid autod ette ära. Võib-olla veel mida juurde lisada on see, et korraga kuulsin kuskilt uudistest, et oli väide, et hübriidautosid müüakse rohkem tänu maksule, siis siin on mul ka vastuväide, et kui vaadata täna automüüjate hinnakirjasid, siis sealt on väga raske täna leida tavalise sisepõlemismootoriga autot. Ehk et täna enamikul tootjatel on hübriidversioonid ja selle tõttu ongi siis hübriidide osakaal tõusnud. Ehk et õige oleks võrrelda siis nüüd elektriautode registreerimisi ja maale toomisi ja omanike vahetus, et seal me küll mingit tõusu ei näe. Et kui algselt räägiti sellest, et sellel võiks keskkonnale positiivne mõju olla, siis täna see küll mitte kuskilt välja ei paista. Ja siinkohal ma võib-olla võtan üle selle täitsa värske uudise, et nüüd ikkagi Euroopa mõtles välja ja pikendas seda sisepõlemismootoritega autode tootmismüügi keeldu, ehk et neid toodetakse edasi ja neid saab veel osta ja nendega saab veel sõita, nii et tegelikult segadust on väga palju. Et kui üleüldine autoturg on kõvasti kukkunud sellel aastal, siis mul on hea meel selle üle, et autoportaal on kordades tõusnud iga kuu sellel aastal ja oleme jõudnud 12 000 kuulutuseni. Et tulge palun vaadake. Jaa, tore on küll vaadata ja sirvida ja mis sul viga on ju, et vahendad virtuaalselt, aga meil on siin tuva täis ja miljonid põlevad, eks ju, et meil on sellest vähe kasu, et ja teistele automüüjatele, et kuidas sa need meil ära aitad müüa? Aga selleks ma olengi tulnud, et teil appi tulla, et aidata teil autosid müüa. Jaa, aga sa pead selleks Toompealt läbi käima. Küll jõuame ka sinna mingi hetk. No väga tore, jääme ootama. Autoportaal lubas. Super.